teie teate konkreetselt. Te räägite siin nendest liitlasväelastest ja ütles, et meile tuleb abi. Me oleme kahjuks neid abilisi näinud oma silmaga, need vägistamisjuhtumid on päris. Kas need on antud sisse avaldused? Need on antud politseisse ja politsei ei tohi nendega midagi teha. Mis te juhtis? Neil ei kehti meie jurisdiktsioon. Kui igal pool maailmas nende baaside juures läheb vägistamislaineks lahti, siis te tõesti arvasite, et Eestis nii ei lähe või? Mõelge nüüd ise. Kui NATO vägistamispunktid asuvad getode juures, sealt võetakse selline kontingent, kes kõik mõtlevad selle... Te ütlete, et meie sõjaväelased on siis getodest tulnud? Ei, liitlasväelased. Aga meie sõjaväelased on samamoodi liitlasväelased. Meil sellised getosid nagu Ameerikas ei ole. Ja nüüd mõelda, et me võtame tüübid, kus üles omavahel suhet, siis nad tunnistada, et neil on mitmed kriminaalsed taustad. Ja nüüd me võtame sealt getode tüübid, kellel on kriminaalne taust, paneme siia võõrasse keskkonda, kus nad ei pea lugu inimestest ega keskkonnast ja anda neile nüüd vabadusseadustest. Nad ei kuritarvita seda. No ma ei tea, mina ei oska nii naistelt mõelda seda. Isegi kui väidate, et need juhtumid ei ole tõesed, ma tean ise mitut kannatanud. Kas nad on läinud politseisse? Nad on läinud politseisse. Väga hea. Ja politsei ei tohi sellega tegeleda. Mis jutt see on? See on meie jurisdiktsioon. See on vale, see on konkreetselt vale. Naised Sannar kõnelid. Naised rääksid Sannar. Kujutame nüüd ette, et minu jutt on bluff, aga nüüd võtke see eelnev tehe. Krimm taustaga tüübid, siia meie seadused neile ei kehti ja siis nad on kokku... Väga vabandan, aga selles mõttes... Tapal on olnud liitlasväed aastaid ja jah, seal on olnud juhtumeid, kus Suurbritannia sõdurid on läinud, eks ole, ülemeelikuks pubides ja sellest on tulnud pahandus. Mina olen ka rääkinud näiteks Suurbritannia peaministriga, Colin Johnson, rääkinud sellest, et ta kutsuks korrale ja jälle kõik nagu laabub, aga selliseid suuri juhtumeid ei ole olnud, et see on vale info, mida levitatakse. Vabandas, ennem kui te sõna saate veel, ma tahaksin lihtsalt kõigile inimestele öelda. Üks asi, mis käib ka, konventsionaalne sõda käib Ukrainas, aga samal ajal käib hübriidsõda ja hübriidsõda, see on energiasõda, see on infosõda ja see on ka küberrünnakud. Meil on siis küberrünnakud suuremad, kui nad on kunagi olnud varem. Nüüd, mis puudutab infosõda, siis see on just, milles venelased on äärmiselt head. Leidmaks üles murekohad, mis on ühiskondades, lõhestumiskohad, mis on ühiskondades, et sinna nii-öelda lõkkesse seda hapnikku peale puhuda, et need lõkked ja lõhed ühiskonnas oleksid suuremad. Ja kasutades ka valeinfot ja sellised asjad, et esiteks, et Ukrainat ei tohi toetada, et liitlased on halvad, keegi meile kindlasti appi ei tule, me peame siis andma kõik Venemaale, mida Venemaa küsib, et kaitsesse ei ole mõtet investeerida, sellepärast, et me niikuinii ei suuda ennast kaitsta. See tegelikult on kõik suuremast pildist osake, mida me peame aru saama, et mida Venemaa soovib ka meie ühiskondades teha. Ja seetõttu selliseid valeväiteid ei tohi lihtsalt levitada või ma väga palun, et kui levitatakse, et ei usu neid, sest et tõesti, kui on kaebused, kui on kedagi vägistatud, siis tuleb ka anda politseisse. Politseil ei ole mingit keeldu. Kuidas? Jaa, aga siin samas ruumis on politsei ja politsei võib kinnitada, kas neile on antud selline korraldus, et ei tohi menetleda. Ausalt öeldes see ei ole võimalik õigusriigis, ei ole see võimalik, et natsid meil... Siis meil ei ole õigusriiki ju. Mul on isiklik kogemus, et politsei ei reageeri. Mul on isiklik kogemus. Kui nad panevad toime siin kuritegusid, kehtib täpselt samamoodi nende kuritegude suhtes kui kuskil mujal. Ja infosõja üks võtteid on ka see, et musta räägitakse valgeks. Ma räägin Okinawa näite. Mul oli hommikul üks naine külas, ta on elanud Jaapanis. Ta rääkis, kuidas tema läheduses oli üks vägistamisjuhtum, 12-aastane tüdruk, grupi viisiliselt vägistati ära, ajaliselt kõik pasundasid. Äkitselt oli vaikus, internetist ei leia ka selle kohta mitte midagi, sest ei tule sellele sõjaärile kasuks, kui selle äri eesmärk on tõsta 1000 liitväelasi ühest kohast teise ja siis tuleb välja toimetajad väga palju pahandust ja tegelikult inimestel on vastupidi väga turvaline, päris ohtlik olla, siis see ei tööta siis nii hästi see äri.
seal on see point. Ja kui täna meil on 100 liitlasväelased ja Tuleselem ütles välja kogemata telekas või sinilikult, et 5000 on plaanitud siia, üle linna elanike arv 10 000 pluss. Mis sest saab? Aga ma küsin võib-olla vastu niimoodi, et teil on kindlasti ju vanavanemad, kes on teile nagu rääkinud nagu kuidas oli okupatsiooni ajal olla ja kuidas, et kas see on siis nagu nad toovad tänasega paralleele lihtsalt võtta. Teie arvates on siis see, et me peaksime ütlema Venemaale, et tule nagu tuled, et meie vastu ei hakka ja noh, ühesõnaga käisid üle, et ma mäletan, et see toob kaasa päris kõva vägistamislaine, see toob kaasa küüditamise laine kindlasti, see toob kaasa kindlasti selle, et meie keelt ja kultuuri üritatakse ära kustutada või ära unustada. Seda teete teie juba. Kuidas ei kuule? Kui nii palju metsi maha võetakse praegu nende ameeriklaste pärast, võetakse lihtsalt 10 000 hektarit metsa maha. Mina ei saa sellest aru. Kuidas see võimalik on? Kui need liitlased tulevad meie juurde sõdima, siis nad peaksid ju õppima meie metsades sõdima. Mitte see, et meie võtame need metsad maha nende. Teeme ühe suure augu, et nad saaksid seal sõdida. Aga mis siis saab, kui tuleb mets vastu uuesti? Ja. Ei, vastupidi, harjutatakse ju ikkagi väga paljuski ka metsas just selles samal territooriumil, mis siin on. Ma käisin eelmine nädalavahetus, käisin seda vaatamas 5 arvelit enne linnurahu. Jumala eest, et nüüd saaks võimalik palju maha võtta. Kusjuures sellega on jälle, eks siin Kagu-Eestis on puidutööstus ka üsna suur tööandja ja ühelt poolt nemad jälle ütlevad, et näed, et üldse ei tohi maha võtta puid. Ma elan ise baasi lähedal niimoodi, et ega nad ei suuda talvel tee peal ka püsida, need liitlased. Kordajad on nendega juttu, mul on juba tuttavaid igalt poolt. Ma küsin hästi lihtsa küsimuse, lühikese, konkreetse. Oletame, nagu härrasmees ütles, et oletame, et Venemaalt tuleb raketisadu. Eks? Aga kus varjendid on? Kus varjendid on? Miljonid ollakse Ukrainast. Aga oma rahvas, kuhu me minema? No varjendite jaoks me oleme nüüd raha elandanud, et varjumispaikasid siis rajada, aga tõsi on see, et seda ei ole aastaid tehtud, et kui me võrdleme Soomega, siis Soomes on 50 aastat kõik hooned saanud endale nõuded, et seal peavad olema ka varjendid ehitatud. Nüüd meil on valitsuses vaidlus selle üle, et kas juba praegu ehitusluba omavatele ehitistele panna ka see varjumiskoha nõue. Mida see toob kaasa? Toob kaasa selle, et see maja läheb kallimaks, et seda ja kompenseeritakse maksumaksja rahaga. Et see on see ja maksumaksja ei taha väga palju rohkem maksta. Et see on see seis, et me peame leidma selle tasakaalu, aga jah, me oleme sinna nüüd raha pannud viimased 3 aastat, et neid kohti rajada, et uutele hoonetele oleksid siis nõuded, et ka varjumiskohad oleksid olemas. Aga selles mõttes, mida ütlevad sõjaväelased muidugi on see, et kui ei ole just vaip pommitamine, siis igasugune ruum, millel ei ole aknaid, on ka piisav selle jaoks, et varjuda. Aga jah. Palju küll kedagi. Kuidas? Kartulist hookaitsid taheti teha piirialade. Maa sisse mingisuguseid hulkaid. Nii kui meil ütled, need on nagu vanasti oli kartulikoopa. Need küll ei pea ühtegi Vene sõjavägest. Ja ega ta lõpuni ei pea, aga selles mõttes kaitseliin igal pool paraku ikkagi on samasugune, et rajada seda varasemalt, võib-olla seda ei lähe ja loodetavasti seda ei lähe kunagi vaja. Et selle jaoks me neid ettevalmistusi teeme, et neid tegelikult ei läheks kunagi vaja, sest et nagu ma ütlesin, Putin kardab jõudu, mitte nõrkust. Nõrkus provotseerib. See, et me ei ole teinud vastavaid pingutusi, nii nagu ukrainlased tegelikult seda välja ei näidanud, aga seal oli härral küsimus. Mul on hoopis uus vallas küsimus. Me siin räägime kliimaministeeriumist ja kõigest ja tegelikult on küsimus esiteks, kus olid eeskuju kliimaministeerium ja valitsusel, kus sõidavad need elektriautod? Ükskõik kellelgi ei ole elektriautosid. Meil on vanad autod lihtsalt.
nüüd vanad, kuigi sõidavad igast kallite autodega, aga miks ei ole Teslasi ja miks eeskuju näitate? Ütlete, maamees peaks sõitma. See oli esiteks. Teiseks, nüüd kui tuli Tallinnasse uus võim, kuidas oli? Esiteks öeldi, kaotame ära ühistranspordi. Mäletan, see oli teie erakonna lubadus. Kaotame ära, jah, tasuta. Mis juhtus? Kaotati maakondades ära, kõige vaesematel Tallinnas säilitame praegu. On ju nii? Kindel see, et säilitatakse kuni selle järgmise valimisteni. See on raudpolt niimoodi. Ja kolmandaks, et õpetajate palgast ma loen, õpetajad ei ole oma 17 eurot lisa saanud. Minu teada teie olete juba oma palgal lisa saanud. Nii palju ma olen aru saanud. Aga õpsid ei ole. Te peaks seisma õpetajad. Et nad saaks kõigest, te olete Vabariigi Valitsus, te olete peaminister. Te peaks seisma sellest, et õpetajad saavad palka. Nii see vähekegi, mis on lubatud. Jaa, 1. jaanuarist see tõusis, nii et see raha, mina selles mõttes, vaadake, kuidas see käib, eks ju. Ei, see käib niimoodi, et meie anname õpetajate palgatoetuse kohalikele omavalitsustele ja kohalikud omavalitsus maksavad selle õpetajatele välja. Ja aga kas kohalikud omavalitsused ja kuidas nad seda teevad, seda meil puudub kontroll selle üle. Nüüd tulles õpetajate palga juurde, siis õpetajate palk eelmisel aastal tõusis 24% ja sellel aastal ka märkimisväärselt, mis tähendab seda, et see tuleb ka maksumaksja taskust. Kui te mõtlete, kes saab riigilt palka, kõige suurem tükk, kes saab riigilt palka, 42% riigilt palka saavatest inimestest on õpetajad. Teine kõige suurem tükk on arstid, õed, sotsiaaltöötajad. Ei ole, see on, oota, tohib ma vasta? Kas ma tohib vastata? See raha üle kantakse omavalitsustele. Kuulame lõpuni. Omavalitsustel ei ole raha. Kuulame lõpuni, palun. Et ühesõnaga 42% on õpetajad, 24% on tervishoiutöötajad ehk arstid, õed, sotsiaaltöötajad. Siis järgmine 9% on päästjad, politseinikud, siis 8% kaitseväelased, siis kultuuritöötajad ja nii edasi. Ametnikke ministeeriumites on 2800. Riigilt palka saavaid inimesi on 130 000 ja kõige suurem tükk nendest on õpetajad, 42%. Et kui nende palgad tõusevad, siis ka kogu see palgafond tõuseb. Et see on lihtsalt kõige suurem tükk sellest. Nüüd meie selle raha siis eraldame kohalikele omavalitsustele. Kohalikud omavalitsused maksavad õpetajatele palku selle raha eest. Need otsused me oleme teinud riigi tasandil ja ma ei oska öelda, miks osades omavalitsustes siis see palk ei ole jõudnud. Kiire küsimus. Nüüd õpetajad saavad protsentuaalselt kõige rohkemat palgatõusu. Aga kui nüüd tuua siia selline tore arvutamine, näiteks teie palk ja õpetaja palk ja nüüd võtta teie palga ja teie palgatõusu protsendi ja õpetaja palga ja tema palgatõusu protsendi, kumb saab rohkem palka juurde? Te olete piisavalt haritud inimene selleks, et seda arvutada. Kui natukene võtta sealt veidikene protsentuaalselt ametnike palkasid maha, siis õpetajatele saaks selle näruse palgatõusase anda rahulikult 50 eurot palgalisa. Nagu ma ütlesin, ja lastel ei peaks raha ära võtma. Päästjad, politseinikud, kõik on nõus, et võiksid saada rohkem palka. Tervishoiutöötajad, õed, arstid, sotsiaaltöötajad, ja ma vastan kohe, peaksid saama kõik rohkem palka. Kaitseväelased, kultuuritöötajad, kõik peaksid saama rohkem palka. See on kokku ligi 90% inimestest, kes saavad riigilt palka. Nüüd minu palk, esiteks me võtsime vastu otsuse, et ministeeriumite siis
peaministri, teiste ministrite palgad ei tõuse. Meie ei saa reguleerida, tähendab, see tõusuprotsent ei ole nii suur, kui ta seaduses oli. Ja me ei saa reguleerida Riigikogu palkasid, sellepärast, et Riigikogu palk on kirjutatud sisse põhiseadusesse, et oma samale koosseisule Riigikogu palka muuta ei saa. Ja me lootsime, et näiteks president ja õiguskantsler, riigikontrolör tulevad kaasa sellega, et see nagu palgatõus, meie seda palgatõusu nii suurt ei võta, siis et nemad ka tulevad sellega kaasa, et meie ei lähe neile ütlema, kuna nemad on põhiseaduslikud institutsioonid. No seda ei juhtunud, nad ei tulnud sellega kaasa, aga meie jah, oma palka vähendasime. Nüüd küsimus on selles, et kui minu palk siis, et kui see minu palk oleks väiksem, et siis sellest saaks maksta õpetajate palka, siis õpetajate palgale läheb 600 miljonit aastas. Et uskuge mind, selle minu palga vähendamisega seda taevast saariksin. Oleks väiksem protsent palga tõus. Et üks fakti täpsustus, et ise töötan koolijuhina ja võin seda kinnitada, et tegelikult asi ei ole praegu valdade taga, et õpetajatel pole see raha käes, vaid tegelikult on ikkagi ju riigi tasandil see määruse muudatus kehtestamata, mis selle palgatõusu annab. Et kehtestatud on see, mis tuli aasta alguses 1. jaanuari seisuga, et see lihtsalt fakti. Selle määruse me kehtestasime, otsige üles see määrus mulle, palun. Meie kehtestasime selle määruse, igal juhul meil olid need vaidlused, olid riigi tasandil valitsuses ja kindlasti ma tean, et see eelarve muudatus on Riigikogu menetluses, jah, aga senikaua ütles haridusministeerium, et nad saavad seda täita oma vahenditest senikaua, kuni riigieelarvesse eraldatakse, aga kui me selle riigieelarve muudatuse ära teeme, siis nad saavad selle tagasi ulatuvalt, et õpetajateni oleks pidanud see jõudma tegelikult sellest hetkest, kui see oli. Aga mul on üks küsimus, et te enne ütlesite, et äärmiselt tähtis on mitte lõhestada Eesti rahvast. Et mina jagan seda seisukohta, et see on meie turvalisuse pärast väga-väga oluline. Ja sellepärast, ja ometigi teie heakskiidul ja teie korraldusel toimub Eesti perede sundümberasustamine Nursipalus. Et kas oleks äkki nüüd õige aeg, te näete, kui palju see ühiskonnas lõhestumist on tekitanud. On nüüd õige aeg enne valimisi näiteks võtta need Nursipalu, need Eesti pered ja lõigata sealt Nursipalu territooriumist välja, et tänases Eestis ei peaks mitte ühtegi inimest küüditama. Selles suhtes see Nursipalu tõesti puudutab siis 21 39, jah. No 37 seda lepingut on meil sõlmitud, aga kodusid on seal ikkagi 21 on see vähemalt info, mis mulle on antud. Nüüd, mis on, ma olen siin öelnud ka, et mõnes mõttes see näitab, et Eestis on siis võrreldes Läti ja Leeduga siis hea regionaalpoliitika, sest meil elab igal pool inimesi, kui Läti ja Leedu said seda ala laiendada ilma igasuguste probleemideta, siis ma küsisin, kuidas see on võimalik ja nad ütlesid, et neil ei ela seal lihtsalt kedagi ja meil elab igal pool inimesi. Et see lahendus on kõige vähem siis koorma, muidugi nendele inimestele on see väga halb ja äärmiselt kahetsusväärne. Aga nemad saavad selle eest päris korralikku kompensatsiooni, võrreldes näiteks kõikide nendega, kes elavad keskpolügooni ümber või on seetõttu kaotanud oma siis kohad, siis see on hoopis teine. Et ma käisin just eelmine nädal, olin Kuusalus ja seal need inimesed, kes elavad keskpolügooni ümber, ütlevad, et vaadake, et Kagu-Eestis te maksate suuri kompensatsioone, eks ole, meie ei ole midagi saanud sellisel kujul, et seal on sellised. Aga lihtsalt seda harjutusväljakuid, olles sellises geograafilises positsioonis, nagu me oleme ja olles sellises julgeolekuolukorras, kus me oleme, me lihtsalt peame neid harjutusväljakuid laiendama, et
see on lihtsalt see julgeolekuseis. Aga ühesõnaga te kiidate tänases Eestis sundküüditamise heaks, sundümberasutamise? No ei ole veel kedagi sund ümber asustatud, sellepärast et 99,8% kõikidest nendest juhtumitest on saadud kokkulepetele varasemalt, aga sellepärast, et see raha on lihtsalt väga märkimisväärne, mida makstakse, et selles mõttes sund kedagi ümber asustatud ei ole, et loomulikult need läbirääkimised käivad, et leida sobivaid mentaalne pinge on omaette alatu võtta ja meiega siin käides on tegelikult paljudega ka see probleem, et te võite öelda, et me anname hästi palju raha, meie jaoks kodu on püha ja hetkel meie tegelemegi sellega, et oma kodusid, oma ümbrust kaitsta. Täpselt aasta tagasi siin samas majas Valsaalis 22. aprillil toimus Võrokeste esimene kongress. Me kuulutasime ennast põlisrahvaks. Kui teie, kes küsiti selle kohta kommentaari, siis te ütlesite, emotsioon oli suur küsimärk. Ma olen naisterahvas, te olete naisterahvas, peaministrina emotsioonid jätta koju. Sealt edasi tuli igasugu muud juttu, kuni te ütlesite, et me ajame siin eraldi separatismi asja, väga imelik. Nüüd on olnud aasta vahet, ma loodan, et te olete saanud ennast kurssi. Ma lihtsalt viitasin sellele UNESCO põlisrahva kontseptsioonile. Aga ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga Eesti on liitunud. Meie lambist ei tulnud kokkas, me oleme nüüd põlisrahvast, ei tohi rahu ajal meie maid puutuda ilma meie nõusolekuta. Meil on päriselt juriidiline alus kuulutada põlisrahvaks, seda me ka tegime. Nüüd on olnud aasta vahet, teil on olnud aega tutvuda selle dokumendiga, põlisrahva õigustega. Olete seda teinud? No põlisrahvas on siiski see, et siin on elanud, et põlisrahvas on justkui elanud Eestimaal ja teda on kuskile nagu ära tõstetud. Aga see siiski ei ole, see puudutab 21 kodu, et tegelikult see ei puuduta kuidagi kogu Võrumaad. Aga see puudutab, kui kesklinnas aknad värisevad. Kesklinnas. Ei värise, ma elan Võrus. Mul on värisenud, ma mõtlesin, mina mõtlesin, et keegi lööb vastu maja. Aga see oli see päev, kus katsetati 2 kõvapauku teha. Ja need ei olnud need pauk. Aga neid suuri pauke tehakse, kui te vaatate Nursipalu kasutamiskorda, siis need on tegelikult väga piiratud ka, millal neid suuri pauke üldse saab teha. Aga seal on juures lause. ju ainult mingid graafiku järgi ei jaga. Inimesed elavad iga päev. Me ei ela graafiku järgi. Seda küll, aga öösel neid pauke ei tehta. Ja graafik on ette antud, aga seal on juures lause. Kui omavalitsus... Ma ütlen kiiresti ära, kui omavalitsus annab eraldi loa, et see võib kesta graafiku väliselt kauem, siis võivad seda kauem teha. Ja kusjuures ühes omavalitsuses käidi rääkimas, et ei anta piisavalt seda lisaaega ja öeldi, et kui te ei anna seda lisaaega, kui te töötate vastu meie kaitsevõimele, me ei aita liitlasväelaste harjutamisele kaasa, siis me muudame seadust, siis on vaja seadust muuta. Aga oma rahva huvides lähtuvalt seaduse muuta ei ole võimalik. Ja meil tegelikult üks kõige tugevam punkt, mis meid põlisrahvana aitab deklareerida, meie keel, meil on võru keel, teate üldse, et see on keel, mitte murre või? Me oleme suhetuspetsialistidega, kes kinnitavad, meil on alus deklareerida põlisrahvana kõik, mida te tahate iseseisvust siis, et tahate... Aga kas olete kes siis teid kaitseb? Seal on kirjas autonoomia, aga koostöö riigiga. See on väga oluline punkt seal, et riik ja see põlisrahva siis koostöös teevad koostööd. Mida meil oleme aastavõttel teinud? Me oleme erinevatele ministeeriumidele saatnud kirju. Meil on öeldud, et ei ole põlisrahvas, meie vaatame paberitele otsa. Meie oleme riigina sellega nõustunud. Ei ole põlisrahvas, me oleme põlisrahvas. Sõjaväes kehtib selline kirjutanud seadus, et sa võid ülemust austada või mitte, aga paguneid peab austama, ma väga austan teid. Proua peaminister, selline küsimus, te rääkisite õigusriigist siin, ma toon teile 2 näidet, te ütlesite Tapal, seal NATO sõdurid, see oli massikaklus meie seaduste järgi, see on kuritegu. Aga te ütlesite, nad vallatasid. Kuritegu. Ei, no seal oli teisi juhtumeid veel, mis ei olnud kuritegu. Infotunnis riigikogulane ütleb, et võõrriiki meie sõjaväge ei tohi saata ilma Riigikogu nõusolekuta.
teie ei vasta ka kaitseminister. Kaitseminister hakkas mõtlema, et Eesti rahvas on nii loll, et nad ei saa aru, kui Kaitseliidu ülem sõidab sinna turismireisile, et no nüüd, mis siis nüüd lahti on. Ja viimane märkus, kas saaks sõjaväelastega ikka kokku leppida niimoodi, et no mingi rahu kas või puhkepäevadel oleks. No see laupäeval on täitsa võimatu. Inimesed käivad nädal aega tööl, et laupäeval pühapäeval puhata linnas. Ma ei räägi kuskil Nursipalust, seal on niikuinii kogu aeg. No mingi kolm. Jaa, kaitseväe saatmine on Riigikogu otsus. Seda ma ütlen teile ka, et kaitseväge me ei ole sinna saatnud. Et selles mõttes... Miks te ei vastanud siis niimoodi? Ei, aga seda ma olen vastanud, seda ma olen vastanud, seda ma olen öelnud mitu korda. Selle jaoks, et saata kaitseväge, peab olema Riigikogu otsus. Võtke stenogrammi välja. Seda peab Riigikogu otsustama ja seda me ei ole saatnud. Sest et seda otsust Riigikogust ei ole. Te ei ole öelnud, et ei ole saatnud. Kaitseväge me ei ole ju saatnud. Kaitseväelasi küsitud väge. Kaitseväelasi. Sinna osada need puhkusele. Tere. Meil on riigi 101 aastane. Meil raha ei ole. Kõik me seda mööda maailma laiali peame. Moldovaga 56 miljonit relvastuse ostmiseks. Aafrikasse e-riigi mingisuguseks teostamiseks. Nii, milleks me käime mööda maailma laiali? Miks me seal Indias asja on Tsahkna puhul? Milleks me Gruusias raha anname? Mille puhul? Esineidete ka Ameerika ja Brüsseli ja Prantsusmaa kõige vahel. Olete ka üle miljoni euro ära kulutanud eralennukus lendamaks. Milleks seda vaja kõik on? Ja seda Rail Baltikut, milleks seda vaja on? Seal on Pärnu all on 6 meetrit sügav turvas ja mitusada meetrit. Milleks see täidetakse? Nii, ja milleks need punktid vaja on? Kui nüüd ei ole esinenud teine maailmasõda, nüüd on droonisõda. Ja see punktid ei ole kasu mitte midagi, just droonipauk on valmis. On ju nii? Ja mul kodu on 600 meetrit sellest lahingupiirist. Mul pojaperes, noored lapsed, kõik seal. Kas see on nüüd rohede, kui seal tohutu suitsmise lastumine tuleb ja see alla tuleb ja sisse hingavad. Noored inimesed, 12 aastat ja 14 aastat tüdrukud. On ju nii? Jaa, ei, see... soolikud seal merre. Kala pelgalt igat liigutust. Need liigutavad kalad lihtsalt minema meil Balti merest. Ära teistele sinna allapoole. Mitte ei hirmuta midagi, aga kavas on kudeda. Toituma hakkavad siis. On ju nii? Ja miks ei või Tartu kaudu teha seda raudteed? Raudtee valmis ka üle rekonstrueerida ja olekski valmis. Aga ei, teadse pakkust välja. Ei kõlba. Vajam teha Pärnu kaudu. Ei saa teha Eesti telusid. On ju nii? Jaa, teil on palju teemasid, et ma üritan, et kas ma nüüd kõike suutsin meelde jätta, et ma hakkan sealt tagantpoolt tulema, et Rail Balticut on meil vaja selle jaoks, et me oleksime ühendatud Euroopa teiste pealinnadega. Iga päev peab teadst välja alguses, iga päev peab sõitma 1000 inimest. No mida meil 1000 inimest Euroopast asja? Mina arvan, et see on osturiigi välja veost mõeldud. Mulle kunagi ütles üks riigikogulane selle raudtee kohta, et on naisterahvastel palju ära läinud. Ta ütles, tead, kui hea meil on teatris käia, Kaunases ja seal teatris käia. Ja täitsa tõsiselt ütles. No, raudteed on vaja inimeste veoks, aga on vaja ka kaupade veoks ja tegelikult, mida me näeme ka jällegi kaitsest lähtuvalt, on ka militaarne mobiilsus, mis on vajalik, et me oleksime ühendatud lõunaga, mitte idaga. Et see on see põhjus, et see ei ole ainult inimeste liikumine, vaid ka kaupade liikumine, mis on ka seal arvesse võetud just selleks, et me oleme ikkagi osa Euroopast. Nüüd muud teemad, et eks see, ma mõtlen, mis see veel oli seal? Punkrid, no selles mõttes punkrid tegelikult ka Ukrainas ikkagi nagu töötavad, et selles mõttes, et punkrist saab varjuda ja punkrist saab ka neid droone alla lasta, et selles mõttes paraku
nagu me mõtlesime ju ka aastaid tagasi, et noh, et mis iganes järgmine sõda tuleb, et see on hoopis mingi küber ja ma ei tea, mis sõda. Tegelikult on üsna samasugune konventsionaalne sõda nagu varasemalt ka, ikkagi tankid ja igasugused muud sellised asjad, mille jaoks neid ettevalmistusi koolelu vähemalt kriips on peal. Aga huvitav, näiteks Soomes piirkonnad väga konkureerisid selle peale, et saada neid harjutusväljakuid enda juurde just sellel põhjusel, et kõik kohalikud ettevõtjad, ma vastan. Tegelikult ega ma võib-olla ei peagi või näinud kuulata ka. Aga et need piirkonnad konkureerisid just sellel põhjusel, et kohalikud ettevõtjad, kauplused, teenindusettevõtjad, juuksurid, söögikohad, kus on töötajad, nemad saavad töö ja see on nagu reaalselt ma võtan seda komplimendina, et meie saame aru, mida see kaasa toob meie keskkonnale, loodusele. Kui meil ei ole varsti enam siin põhja, mis me selle rahaga teeme? No, lähme Hispaaniasse, ostame siis maja. Küsin, et miks ei taha loobuda maksuküüru kaotamisest? See maksab 550 miljonit. Ei maksa tegelikult, see on esiteks, aga teiseks on see, koolelu vähemalt kriips on peal. Aga huvitav, näiteks Soomes piirkonnad väga konkureerisid selle peale, et saada neid harjutusväljakuid enda juurde just sellel põhjusel, et kõik kohalikud ettevõtjad, ma vastan. Tegelikult ega ma võib-olla ei peagi või näinud kuulata ka. Aga et need piirkonnad konkureerisid just sellel põhjusel, et kohalikud ettevõtjad, kauplused, teenindusettevõtjad, juuksurid, söögikohad, kus on töötajad, nemad saavad töö ja see on nagu reaalselt ma võtan seda komplimendina, et meie saame aru, mida see kaasa toob meie keskkonnale, loodusele. Kui meil ei ole varsti enam siin põhja, mis me selle rahaga teeme? No, lähme Hispaaniasse, ostame siis maja. Küsin, et miks ei taha loobuda maksuküüru kaotamisest? See maksab 550 miljonit. Ei maksa tegelikult, see on esiteks, aga teiseks on see, et